tere, Anne. tere! See oli nii armas, enne kui salvestama panime, et sa ütlesid, õigemini ma küsisin su käest, et kas sa tead numeroloogiast midagi ja sina vastasid, et sa tead, et see on olemas. On ju? Ja just. ja tead selles suhtes, et ta on tõepoolest olemas ja ta mõjutab meid väga hästi ja arvutasin sinu numbrid ka siin kokku. tegemist on ikkagi numeroloogia kanaliga ja sinu edukuse kood on 83248. ja nüüd, kui ma sinuga tuttavaks hakkan saama, siis ma hakkan vaikselt nendest numbritest ka aeg-ajalt siin rääkima. kõigepealt jah, saamegi tuttavaks, et mina olen Merike ja sina oled Anne ja teile kõikidele kuulajatele ka. teate, ma ei tunne Annet absoluutselt rohkem kui ainult tõsiselt 2 minutit ja viis meid kokku Heidi Kõiv ja räägi, Anne, kes sa oled ja millega sa tegeled? Pigem võib-olla see, et millega ma tegelen, et jooga mõistes see, kes ma olen, on natukene keerulisem. Joogal on oma vaatenurk ja ehk siis ma tegelen jooga õpetamisega ja joogas elamisega ja jooga õpetamisega selles mõttes, et ma annan nagu selliseid avatuid tunde, enamasti Viljandis, aga ka olen mujal andnud ja, ja tegelen ka joogaõpetajate nii-öelda väljaõppega või kursuste juhendamisega ja materjalide loomisega, nii et hästi põnev töö. mis sind viis selle juurde, jooga kui selline? Mulle kohe joogaga, ausalt öeldes mina peaksin tegelema joogaga numeroloogia selle info põhjal. ja ma olen paar korda proovinud. No mina ei tea joogast mitte midagi ausalt öeldes, õigemini ma käisin selle trenn nimega jooga, käisin seal ja mul oli see nii igav. et vot mis asi see on, mis asi on jooga ja, aga enne kui sa sinna jõuad, sinna, mis asi on jooga, millal sina sellega hakkasid tegelema, mis sind sinna viis, kus see kõik algas ja nii edasi, see on nagu väga huvitav. Ja see on nagu hästi huvitav teekond olnud mulle endale ka, sest et mul ei ole mitte kunagi olnud õrna sellist aimdust, ideed või mõtet, et mina peaksin või võiksin joogaga tegelema hakata. ehk siis olen väga joogakauge inimene olnud, aga nagu jooga ka räägib, et kõik läheb nii-öelda nagu samm-sammult. Mingid asjad on meil justkui natukene ette määratud, mingisugused asjad me saame ise nii-öelda luua või muuta. Ja mind tõi jooga juurde Ayurveda. Ayurveda on ka Indiast pärit selline iidne tervendamis- või meditsiinisüsteem ja kui ma Ayurvedat õppisin, siis ma hirmsasti vaimustusin. Vaimustusin sellepärast, et mul oli just olnud väga suured terviseprobleemid ja ma hakkasin otsima lahendust oma väga suurtele terviseprobleemidele, nagu väga tõsistele terviseprobleemidele. Ja jõudsin siis Ayurveda juurde, hakkasin tegelema Ayurveda massaaži nii-öelda andmisega siin oma kodulinnas ja ja siis ühel hetkel olin sealmaal, et sellest on vähe, kui keegi tegeleb inimesega, et inimene peab ise ka endaga tegelema. Ja olin siis sellel nii-öelda lävepakul, et ma peaksin õppima mingisuguseid harjutusi, et inimesele neid anda, et ei ole valmis nagu mingit kindlat paketti, et kõigile sobib kõik Ayurveda vaatenurgast ja ka jooga vaatenurgast, vaid et sulle sobib midagi ja mulle sobib midagi ja see kõik on nagu erinev, kuigi toetab meie mõlema tervist ja eesmärk on sama. Nii et ma tükk aega uurisin, otsisin, mõtisklesin, pidasin oma abikaasaga nõu ja leidsin, et kui midagi õppida, siis kõige õigem on õppida nagu juurte juures ja läksin Indiasse seda Ayurvedat õppima esialgu hästi natukeseks ajaks. Ja siis, kui ma aru sain, et ma saan seal hakkama, ma saan selle keelega hakkama, ma saan hakkama selle kultuuriga, siis ma juba käisin joogaõpetajate kursused seal 2 korda Indias läbi.
ja leidsin, et jooga, mida ma läksin õppima lihtsalt paari harjutuse pärast, et inimesele neid koju kaasa anda, on nii sügav, et Ayurveda juurde tagasi ma pole nagu läinudki, et ma olengi joogas. ja ma kogu aeg ütlen, et see on nii sügav ja nii põhjatu, et võib-olla ühest elust jääbki väheks. nii et niimoodi ma sinna jooga juurde sain, Ayurveda ja oma tervisega. väga huvitav. Aga kuule, mul tekkis selline küsimus, et kui sa seal Indias siis õppisid seda, mis keeles see kõik toimus, inglise keeles? Inglise keeles ja, et neil on küll selline oma inglise keel, aga noh, me oleme kõik siin kuidagimoodi seda inglise keelt õppinud, et mina olen õppinud täiesti omal käel. nii et kõige õigem on ju see, et kommunikatsioon, et kas minust saadakse aru ja kas mina saan aru, et seda me saime ja, ja kõik toimis. Ma kujutan ette, et seal on vaja juba selline telepaatiline valmisolek olla ja see, et sa tahad seda õppida, mitte see, et umbes nagu põhikoolis oli meil, et matemaatika, eesti keel ja mis seal veel kõik asjad olid, et sunniviisiliselt lihtsalt lugesid, tegid riste sinna kalendrisse, et läbi saaks see kool, eks ju, aga see, kui sa täiskasvanuna õpid midagi sellist, mis paneb su südame särama, see on, siis sa tahad lihtsalt seda õppida kõiki keelte ja meeltega. et tead, mis asutused. ja Ai, vabandust, ja et kui ma sind vaatan, siis mul tulevad sügavalt meelde India filmid. Tõsiselt, et sul on veel puudu, vaatasin see täpikene, sa oled kindlasti India filme ka kunagi vaadanud, et need olid nii ja, ja. romantilised, et ma ei tea, mul tekkis kohe selline kuidagi äratundmine, et justkui oled tuttav näitleja kuskilt India filmist. kaua sa seda üldiselt, see Indias olemine, Indias õppimine ja kõik muud asjad, et kaua see protsess aega võttis, et kas sa käisid vahepeal kodumaal, praktiseerisid või olid sa seal perega, olid sa seal üksi? et räägi sellest transformatsioonist. ja et ma olin ikka üksi, et, et pidevalt ikkagi ma kuulsin oma tuttavate ringkonnast seda, et miks sul on vaja seda teha ja sul on ju massaaž ja sa olid seal Ayurvedas, miks sa pead sinna Indiasse minema ja nii edasi, et mul on alati olnud kuidagi kergem üksi olla ja üksi oma teed käia, sest et ma ei pea nagu selgitama inimestele oma kõrval, miks ma midagi teen, et piisab sellest, kui minu pere mind toetab ja minu pere on mind alati nagu kõikides minu äh, mitte võib-olla nagu õigetena ja, ja põhjendatud ideedes toetanud. nii et mul on selles mõttes nagu väga vedanud. üksi jah, ja algas see protsess, kui ma seal Indias olin vist esimest korda, oli äkki 2013 aasta. ja siis ma vahepeal ikka tulin koju ja mõtisklesin, sest et mul on väga aeglane õppija, nii et kui ma seal midagi nagu kiire protsessi käigus ja ka kultuuri tunnetades ja sinna sukeldudes nii-öelda seda võõrast informatsiooni saan, siis mul on vaja hästi palju seda nii-öelda tagantjärgi seedida ja rahulikult võtta ja uuesti korrata. nii et ma seal Indias käisin õppimas 5 korda, 3 korda Ayurvedat ja 2 korda siis seda joogat. ja viimane kursus oli, kui ma nüüd ei eksi, siis 2017 see viimane joogakursus. nii huvitav, tead, mis ma siin vahepeal näppisin oma arvutusmasinat selleks, et numbreid siit ritta seada ja kuulasin seda, et kuidas sa ütlesid, esimest korda läksid 2013 ja mõtlesin, vaata, mäletad, enne kui ma panin salvestama, et kui ma edukuse koodi sulle niimoodi lugesin, siis 4. number tuli 4, aga enne seda oli see 13 ja mõtle 2013 ja sul on siis keskmine number edukuse koodis. nüüd ma olen selline numeroloog, kes räägib siit ja sealt, siit ja sealt. aga see kõik pole juhus, vaata, mis su elus on olnud, ehk siis sul on tohutult see tõuge olnud ja sa oled märtsikuu laps veel, on ju? sul, ja sul on väga terav intuitsioon, nii nagu minagi, nii et tere tulemast kalade klubisse. et et sellepärast me oleme natuke sellised Honolulu inimesed, et meil jooksevad siin mingid kanalid kuskil ja samas sul on ka keskmine number on number 2, mis viitab sellele, et sul on väga tugev intuitsioon ja sa kuuled justkui kolmanda kõrvaga ja sul on kolmas silm ja tundlad püsti ja sul on kogu universumi raamatukogu nii nimetatud. sa läksid tegelikult võib-olla meelde tuletama seda, mida sa juba kunagi eelmistest eludest teadsid. vähemalt mul tekkis ihukarvad praegu tõusid püsti, siis ma kogu aeg kuulasin teravalt su juttu ja mõtlen, et issand, need
külmavärinad praegu jooksevad varvasteni välja. ühesõnaga, mina praegu näen sind numeroloogina niimoodi, tõlgendan sind lahti ja samamoodi ka see, et vaata, et sa ütlesid, et su perekond on alati sind toetanud sinu sellistes võib-olla mitte nii tavapärastes toimingutes ja otsustes, siis see ongi see, et ükskõik, kuidas ma nüüd ka kokku ei liida sinu elude numbrid, siis sealt tuleb ühtepidi 13, teistpidi tuleb 31. Need mõlemad, eks 13 eriti viitab sellele, et sa võid lihtsalt nullist sajani kogu aeg mingisugune üks idee läks, teine tuli ja täpselt see, et no kuule, vedanud sul perekonnaga selles suhtes ja vedanud sul iseendaga, alustame sealt. Et sa oled kuulanud oma südamekutset. Ma väga loodan, et ma su mõtted praegu laiali ei ajanud, sellepärast et ma praegu täielikult ahmisin õhku, kui sa ütlesid, et 2013 oli esimene. Ma mõtlesin, et oh, neid numbreid ma just praegu nägin. Et jaa, aga siis sa käisidki Indias vahepeal kodus, praktiseerisid neid asju ja Ayurveda, tead kui huvitav, sa pole esimene, kes mainib Ayurvedat, et Ayurvedat üleüldse mainitakse väga paljudes kohtades. Ja kuidas sa sellega kokku puutusid? Ma sain aru küll, et kui sa joogaga, mida rohkem sa joogasse nagu süvenesid, seda rohkem see Ayurveda justkui jäi. Aga kuskilt me alati ju alustame, on ju. mina jõudsin ka numeroloogiasse tänu astroloogia, seepärast et sai ju, astroloogia oli nii huvitav, lõpuks ma maandusin numeroloogiasse. Et see kõik tuli ju läbi tervise, sa ütlesid, eks ju, mingi läbi terviseprobleemi. ja, Ja saaks ja, ta, kuna tavameditsiin arvatavasti sind ei saanud aidata või ei aidanud, et sa pidid kuskilt mingisuguse võimaluse otsima, kuidas ennast aidata. saan ma õigesti aru? ja just, ja, Ma veel küsin enne seda, kuna ma numeroloogiliselt nüüd vaatan sinu edukuse koodi, näed, ma olen nii eufoorias praegu su numbreid ja sind kuulates, et kui sa töötad, siis sa töötad ikka 100 rauda tules ja enne ei lõpeta, kui ütleme, veri ninast välja, et lihtsalt kukud voodisse. jah, sest ja. tervisenumber on sul number 8, see viitab sellele, et sa tohutult töötad üle, sa ei oska kontrollida seda, Hmm. reguleerida seda puhkust ja tööd. noh, oskad ja ei oska, aga sul on nii tugev kohusetunne. ja see, et su elude number tuleb kokku 4, on ka see, et jah, vaata, alati Anne aitab. ükskõik kes, aga Anne veab alati välja. arvatavasti oled sa seda oma elus tundnud mitmeid ja miljoneid kordi, et kes siis veel, kui mitte Anne, eriti suguvõsas. okei, ma olen vait, ma olen lihtsalt nii eufoorias, kui ma näen su numbreid ja kuulasin sind. et ja sul võivad olla ka sellised tundmatud haigused, mida tavameditsiin või arstid ei leiagi ülesse, sellepärast et sul on huvitav kombinatsioon siin 4 ja 8 lõpus, nii et see on jällegi väga huvitav teekond, kuidas sa sinna Ayurvedasse jõudsid ja üldse iseennast kuulama hakkasid. nii et kuulge, võtame koppisid, kopeerime, kuidas asjad, vaata, et lihtsalt hakka oma südant ja oma keha kuulama. tema räägib meiega kõige rohkem. ma olen nüüd natukene vait, lihtsalt ma olin nii eufoorias, aitäh, Anne, et viskasid ma niimoodi kohe nagu õhku nende numbritega. ja jäid sa kuhugi, jätka sealt, mis sul nüüd meeles on, kõige viimane. ja, et viimane teema, mis sa üles viskasid, oligi see, et kuidas ma jõudsin Ayurveda juurde, et ka see ei ole juhus, eks ole. et jah, ma nüüd kipun endale ütlema, et ma olin 36-aastane, et praegu ma olen 62. Ma kipun endale ütlema, et see oli 36-aastaselt, aga kui aus olla, ega ma ei ole punkti pannud, et millal see täpselt oli. Ma kindlasti saan selle kuskilt oma haigusloost nagu üles korjata, aga võib-olla kui olin 38, ma täpselt tõesti ei tea. Nii et ma sain väga enda jaoks šokeeriva diagnoosi ja ma päriselt arvasin, et see tähendab seda, et ma nüüd varsti suren ära. Nii et kui see diagnoos mulle ükskord nii-öelda päris kohale jõudis, siis ma istusin autos tükk aega ja mõtlesin, eelkõige mõtlesin seda, et mis saab minu lastest, sest et minu mees hakkab jooma. ja kui minu mees hakkab jooma, siis lapsed pannakse lastekodusse ja et nagu ma pean olema elus. Ja mõtlesin seda, et kuidas siis nagu ellu jääda. Et ma ei arvanud, et operatsioon, kuhu mind taheti suunata, oleks kõige asjakohasem, nii et ma ei olnud selleks veel valmis. Ja siis ma äkki hakkasin nägema kuskil ilmselt nagu paberajalehtedes, siis olid ju paberist ajalehed ja mingites
ma ei tea, reklaamiväljaannetes, et üks kool kuulutas pidevalt, et tule õpi midagi enda ja oma lähedaste jaoks. ja ma nägin seda kogu aeg. ja siis ma läksin, sest et mulle tundus, et see sõnum on täpselt mulle. see oli siis massaažikool. ma ei olnud kunagi tahtnud massööriks saada, aga ma arvasin, et seal peitub äkki võti, mida just mina pean kuulma. või siis need inimesed, kellega ma seal kohtun, ütlevad mulle midagi, mida ma peaksin tegema, sest et ma päriselt ei teadnud, mida ma peaksin tegema ja kuidas ennast aitama nüüd sellel hetkel, eks ole. nii et ma läksin, tegin, õppisin, sain hästi palju erinevat infot, sain hästi palju erinevate inimestega kohtuda ja ühel hetkel aasta hiljem umbes ma mõtlesin, et ma olen selleks valmis. ma olen selleks valmis, et nii-öelda minna operatsioonile ja kohtuda siis tagajärgedega. kui ma siis läksin arsti ülevaatusele, siis arst pani mind ultrahelisse ja pärast ta uuris tükk aega ja ütles, et tead, et meil siin ju oli midagi, aga seda enam ei ole. nii et müstilisel kombel kuidagi mingil põhjusel, ma ise ka ei teadnud, mida ma tegin, aga see oli nagu ära kadunud, täiesti ära kadunud. nii et, aga seal ma olin massaažikursustel ja juba oli see teema mind tohutult huvitama hakanud. ja siis oligi üks hetk nende massaažikursuste jadas oli siis Ayurveda massaažikursus. ma ei mäleta, oli see 4 päeva või 6 päeva või mitu päeva see oli nädalavahetustel. ja ma läksin sinna nagu täiesti puhta lehena, kõik olid selliste väga teadvel nägudega, et nagu, kas sa oled ikka seda raamatut lugenud ja et oi, missugune ikka Ayurveda ja no ei olnud, mitte midagi ei teadnud, kohe üldse mitte midagi ei teadnud, nii et ma tundsin ennast jube lollina. ja minu meelest on see rumalana tundmine minu jaoks vähemalt olnud tohutu motivaator. et kui ma tunnen ennast rumalana, kui ma taipan, et on midagi, mis võib-olla nagu teistele inimestele tundub, et on väärtuslik, aga mina midagi ei tea, siis ma hakkan uurima, ma hakkan ise neid vastuseid otsima täpselt oma tempos ja sellisel kujul, nagu nad mulle ette lööb. nojah, nii et ma käisin need kursused läbi ja ma endiselt mitte midagi aru ei saanud. ja siis ma hakkasin õppima, läksin raamatupoodi, ostsin kõik Ayurveda raamatud kokku ja mul oli mees selline, et nüüd on ta surnud, et ta kuidagi nagu ei saanud aru, kui ma loen. ehk siis ta nagu väga ei kuulanud, ta arvas, et ma lihtsalt istun raamat peos ja selleks, et ta laseks mul lugeda, ma lugesin talle kõvasti. lugesin talle kõvasti, nii et ka tema vaimustus Ayurvedast, nii et ma sain oma mehe ka sinna sisse tuua, mis oli minu jaoks nagu hästi põnev ja meile kõigile kasulik. no ja seal ma siis lugesin, et Ayurvedas ei ole mingisugune nii-öelda ulmeline teema, kui inimene elab seal väga-väga-väga kaua, meie jaoks nagu ulmelise eluea. ja mina olin ju just saanud selle diagnoosi, et mis nagu ähvardas minu elu lõpetada. nii et ma haakisin ennast sinna Ayurvedasse ja õppisin ja lugesin ja ühel hetkel tundsin, olin jälle seal kohas, et seletati mingit protseduuri Ayurvedas, millest ma aru ei saanud, no ei saanud aru. ja siis ma mõtlesin, et kui ma aru ei saa, ma pean minema sinna Indiasse, et õppida seda protseduuri, sest et see on niivõrd võimas, et see teeb nagu kõik, et kõik probleemid, mis inimesel on, võib selle protseduuriga ära lahendada, muidugi mitte ühel korral, aga läbi elu korduvalt seda protseduuri tehes. ja mulle siin matemaatiliselt nagu arve ritta pannes ja ka oma mehe arvutama pannes, et noh, kui palju läheb õli vaja, et ta nüüd nagu pideva joana voolaks inimese otsaesi selle tunni aja vältel. ja päriselt ma mõtlesin, et tegemist on India rahvaraviga, et nagu kuidas nad seda teevad ja kuhu nad selle kasutatud õli panevad, et ma pean seda nägema. nii et ainult selle protseduuri pärast, mille nimi on Shirodhara,
siis pidin ma minema Indiasse õppima esimest korda, et ma tundsin, et ma pean minema, kuigi ma hirmsasti kartsin. nii et sealt see alguse sai ja kui sa saad aru, et sa tõesti nagu äh, saad hakkama selles kultuuris, selles keskkonnas, midagi sinuga ei juhtu, kõik on sõbralikud ja veel vastupidi, väga sõbralikud, väga toetavad ja sinu huvi ainult kasvab, siis jah, ma käisin seal korduvalt pärast. Vau. Mul oli kolm asja, kolm mõtet, mis mul tuli, kaks on meeles praegu. tead selle kohta, kui sa ütled, et kui sa lugesid raamatut ja su abikaasa ei saanud aru, et sa raamatut loed, hakkasid sa kõva häälega lugema. tead, mul on oma elukaaslasega on täpselt sama lugu, ma ütlen, ma teen tööd, aga kuna minu töö numeroloogina on see, et ma olen arvutis ja ta ei saa aru, ma ei räägi, ma lihtsalt mõtlen ja siis ta räägib kogu aeg minule vahele, siis ma mõtlen ka, et kurjam, ma teen tööd ju, kas sa ei saa aru, ma keskendun et see oli nagu nii lahe, et teie ka, kes te nüüd kuulate, palun ka kommenteerige, et ma mäletan seda aega, kui tuli see koroonaaeg, vaata, et siis ka inimesed läksid nagu kodukontorisse ja ma tean, kes elasid seal ühetoalises või kahetoalises, et tuli väga palju huvitavaid selliseid seiklusi. praegu millegipärast täiega nagu see pilt plahvatas, kui sa rääkisid, et siis, aga vaata, üks asi on millegi jaoks hea, sellepärast et ka sinu elukaaslane siis abikaasa sidus ennast selle teemaga, kuna see on huvitav tegelikult. nii et mehed-naised, äkki peaksimegi kõiki oma raamatuid lugema kõva häälega hoopis, ma arvan, et see võiks aidata, vaata. ja üks teine mõte oli ka, aga nüüd mul läkski see tuulde, las ta läks. Ajurveeda, kuidas sa võtaksid Ajurveeda üldse kokku, mis asi see on? sellest räägitakse küll. Timo Reinpaliga näiteks rääkisime ka, tegime video ja siis tema ütles, et tema on Ajurveeda astroloogia sidunud numeroloogiaga. ja minul on siis vene koolkonnast tuleb täiesti, mis minu numeroloogia on seotud siis tarokaardi suurte arkaanidega, et vaata, kui huvitav on olemas täiesti Ajurveeda astroloogia. et sa, vaata, see on seesama märguanne, kui sa ütlesid, et kuidas sa jõudsid sinna massaažikooli, kui sul see juhtus veel see ka iseendaga see stopp, eks ju. just. ja meile kogu aeg räägitakse, kuskilt tuleb mingit ühte ja sama lauset või sõna, see on ju märguanne selleks, et me peame hakkama sinnapoole oma atre seadma. ja ma kohe mõtlen, et Ayurveda ei tule nüüd mitte teist korda, vaid see tuleb juba mitmes kord minu kõrvadesse. ja üks asi veel, enne kui sa Ayurvedast mulle räägid siin või meile natukene, mis asi see on, siis tead, kui põnev oli, sa ütlesid oma vanuseid 62 ja kui sa selle kokku liidad, siis see on 8. ehk siis see tegelikult toetab praegu see, mida sa siis ka sa iganes teed oma elus, see hakkas sul ka 8. märtsil pihta, siis see toetab väga sinu sünnipäeva. ma ei ütle su sünnipäevast Jaa, rohkem asju välja kui ainult see, et sa oled 8. päeval sündinud ja see, et sa oled kalad ja rohkem ma ei ütle välja, et selles suhtes, et kuigi ütlen ühe asja veel, sinu aasta lõpp on 4, mis toetab täiega seda, et sa oled klassikaline eestlane, ütleme Nõukogude naine, nagu mina seda naljaga pooleks ütlen ikkagi, et sa oled täielikult töömaan, et sa teed kõike 100%, kui sa teed, sa panustad väga-väga totaalselt ja sul on väga kõrge intuitsioon selle number 4-ga, mis sul on. ja tead, kuidas mind trigerdab numeroloogiliselt siis kõik need numbrid ja asjad ja kuna mul on siin tahvlikese peal on spikker, ma näitan natukene, siis ma kogu aeg näen su numbreid ja kuulan. nii, aga kallis Anne, natukene paari sõnaga või lausega, kui vähegi võimalik, mis asi on Ajurveeda? mul on selline tunne, et nüüd praegu, kes jälgivad mu kanalit, mõnedki mõtlevad, et kurjam, nüüd peaks seda raamatut hakkama hankima. et kui see on selline tervendav, et me saaksime kõik väga terveks ennast teha, ma saan aru. jaa, et paraku on nii, et ühte raamatut läbi lugedes ei juhtu mitte midagi ja tegelikult ei juhtu ka mitte midagi, kui sa oled 200 või 2000 raamatut. ma ikka ütlen, et sul võib olla kodus terve nagu rahvusraamatukogu, aga kui sa neid praktikasse ei vii, Mm. siis ei juhtu mitte midagi. ainult teadmisest ei piisa mitte kunagi.
ja kui ma nüüd tõesti seda Ayurvedat, mis on täiesti võimatu paari lausega kokku võtta, ma üldse nagu ei taha seda teha, sest et mulle alati tundub, et paar lauset pigem töötab nagu vastupidiselt, ehk siis inimene võib saada vale arvamuse. aga noh, ma arvan, et selline sõnastus võiks sobida, et Ayurveda on iidne India meditsiinisüsteem, mis on olnud aktiivne tuhandeid aastaid ja tegelikult toimib siiamaani. Ja temas on kõik need harud olemas, mis tänapäeva meditsiinisüsteemis ka läänes on. Lihtsalt, et ta vaatab inimest tervikuna ja tema meetodid on teistsugused, et ta ei suru sümptomeid alla, vaid tegeleb juurpõhjusega, tegeleb inimese tasakaalustamisega ja seal on väga palju erinevaid protsesse, mida inimene nagu võiks teha, mitte ainult Ayurveda massaaž, vaid ka puhastused, meelepuhastus, kehapuhastus on väga oluline. Nii et lõpptulemusega oleks selline õnnelik, tasakaalus ja terve inimene, kes suudab elada rahulikult ilma toeta kaugele üle 100 eluaasta. Vau, kõlab uhkelt. kuule, nüüd sai küll väga Mm. hea pildi vähemalt sellest. aga liiguks siis nüüd vaikselt sinna, sinu India lugu on nüüd enam-vähem niimoodi väga-väga lühifilmina meile arusaadav, et oli väga huvitav 3 osas vist, kui ma nüüd ei unustanud ära, oli niimoodi, on ju, sa käisid mitmes satsis? No rohkem osasid on, aga me võime suurde 3 ossa panna, jah. okei ja nii, tead üks asi veel, ma pean ikkagi seda ära mainima, et sa mainisid, et vaata selle terviseteate sa said 35-aastaselt või 36, sa ütlesid, sa täpselt enam ei mäleta, Jaa, aga numeroloogiliselt tead, ongi sellised kulminatsiooniaastad on 25, 35, 45 inimestel ja pluss-miinus 2-3 aastat ja see täpselt kattub sinna. sellepärast, et siis see numeroloogia, mida mina olen õppinud, siis sealt tulevad veel lisaenergiad, mis avanevad meil, ehk siis need on need ametite energiad ja siis noh, mina olen oma sõnadega öeldud, see on justkui keskea kriis, siis võib kas tervises mingisugune tõrge tulla või sul siin vaimselt, mentaalselt, sa lihtsalt mõtled, et appi, see, mida ma tegin, see enam ei toimi, nii nagu sinagi, sa tegelikult restartisid ennast ju täielikult. lihtsalt see tervis oli arvatavasti see nupukene, mis pani sind restartima ennast. et väga võimas, ma olen täna saanud tänu sinule mitu korda sellised külmavärina äratused, et aitäh sulle, Anne, selle eest. aga läheks sinna video alguses mainitud jooga juurde, et Ayurveda viis sind jooga juurde, nii nagu ma aru saan, et kuidas see teekond ja nii edasi, et räägi sellest. ja just. Et nagu ma ütlesin, ei olnud mul kunagi väikestki mõtet, et minust võiks saada joogaõpetaja või mul ei olnud ka huvi jooga vastu. Aga hästi põnev on olnud tõdeda, et nüüd, kui ma joogat õpin, siiamaani õpin, siis ma saan aru, et ma olen nagu lapsest peale olnud joogas. Ehk siis ma olen elanud jooga põhimõtete järgi ilma seda teadvustamata. Aga nüüd siis jah, et mis on jooga või kuidas ma sinna sain. Nagu ma enne ütlesin, et joogasse tõi mind just seesama vajadus, et ma tahtsin inimestele anda kodus harjutamiseks mingisuguseid lihtsaid harjutusi kaasa, aga ma tahtsin nagu mitte lihtsalt neid õppida, vaid aru saada. Ehk Mhm. siis jooga ja Ayurveda arvavad, et ei ole sellist üldist sellist abimeetodit või tabletti, et kui sul pea valutab, et siis me võtame kõik ühtemoodi selle tableti ära, vaid et ühel valutab ju pea sellepärast, et ta on üle maganud, üle töötanud, teine võib-olla sellepärast, et ta on vähe maganud, kolmas tülitses ja neljas muretseb tuleviku pärast. Ehk siis tegelikult põhjused on erinevad ja me peaksime vaatama nende põhjuste poole, et miks need põhjused tekkisid. No ja ehk siis ma läksin ainult sellepärast, et õppida paari harjutust. Aga mida rohkem ma õppisin, seda rohkem ma sain aru, et see, mida ma ei teadnud, on ka omakorda täiesti universumi mõõtmetes. Nii et jupphaaval seda avades ma pidevalt
jõuan sinnamaani, et ma tean tegelikult äärmiselt vähe. Ma tean täiesti ainult killukest, aga seda killukest, mida ma olen mõistnud, õpetan ma siis edasi. ja täiesti tervikut ilmselt tõesti ei olegi võimalik teada. selleks on vaja mitu eluiga läbida ja seda joogat õppida. nojah, et jooga ja ajurveda on justkui nagu üksteise ümber põimunud kaks puud, mis toetuvad üksteisele, ehk siis ajurveda võtab osa praktikaid joogast ja jooga toetub oma filosoofias ja maailmavaates suuresti ajurvedale. nii et kui sa oled ühes, siis sa oled automaatselt kohe teises ka, Mm. et ei saa nagu ainult ühte või teist teada või teha. ja mis on juhtunud, on siis see, et meil on jooga justkui suures plaanis kaheks muutunud. ehk siis mina räägin seda, et on olemas nagu ida mõtteviis ja lääne mõtteviis ehk siis läänelik jooga ja idamaadel või idamaade filosoofial põhinev jooga. ja mina õpetan just seda idamaade filosoofial põhinevat joogat. ehk siis väga palju toetun hinduismile ja muudele sellistele religioossetele ideedele. ja jooga siis hõlmab tegelikult endas ka nii-öelda poolt, on siis füüsiline pool ja on vaimne pool. ja eesmärk on pigem see, et meil vaimse poolega oleks kõik hästi. et suures plaanis võib öelda, et jooga on mõttekontroll, aga tema eesmärk on saada ühendus võib-olla iseenda kui algallikaga. et see on nüüd keeruline mõte natukene, aga las ta praegu jääb. ehk siis sina oled tegelikult osake sellest, millest on kõik tekkinud ja seda energiat me kanname kaasas, aga me oleme selle ühenduse kaotanud ja jooga annab siis võimaluse selle ühenduse taastamiseks ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta. nii et ükskõik, millise joogapraktika sa valid, on see siis, ma ei tea, power jooga või sauna jooga või ma ei tea, flow jooga või ükskõik milline joogapraktika, sa oled päris alguses, et tegelikult need füüsilised praktikad on eelnevad praktikad kõrgemale joogale, mis on iseenesest jah, meelekontroll ja tal on siis omad eesmärgid. nii et jooga hõlmab siis endast, kui hakata sellistelt maisemalt poolelt kõrgemale minema, siis selliseid asendipraktikaid, ta õpetab õiget hingamist, ta õpetab ka hingamisega toimetama vastavalt sellele, kuidas sina ennast tunned ja millised on sinu noh, nagu tervislik seisund ja see, mida sa tahad teha või ei taha teha, sellepärast et joogas me pigem nagu võtame omaks põhimõtted, mitte ei sunni, ei keela, ei käse, vaid elades mingite põhimõtete järgi ma elangi selles. nii et jah, hingamisega siis on mingisugused praktikad, mis õpetavad meil energiaid suunama meie kehas, sest et jooga, mis on ka hästi vana, tuhandeid aastaid vana praktika, ta kasutab teisi sõnu, et kui meil on nagu lümf ja vereringe, siis tema ütleb selles plaanis energia liikumine kehas, aga energia liikumine ei tähenda mitte ainult lümfi ja verd, vaid tähendab ka näiteks eluenergia liikumist. nii et hatha või füüsiline jooga tähendabki seda, et me liigutame seda eluenergiat oma kehas, eemaldame takistused, ükskõik, on see siis nagu pinge puusas või mingisugused lülisamba teemad või peavalud või seedehäired või liigkiire vananemine või suhteprobleemid, ükskõik mis, siis on vaja leida lihtsalt õiged praktikad, mis eemaldaksid siis teatud tasakaalutuse ja inimene saaks tunda ennast õnnelikuna, tasakaalustatuna ja elada nagu õnnelikult ja mitte midagi rohkem vajades, kui tal on. Vau,
teate, ma ei teate, tea, kas nüüd läks väga keeruliseks. ei, siis see oli nii huvitav, ma tahtsin ütelda, et aitäh, Anne, sulle selle jooga minikursuse eest, mis sa praegu meile kõigile tegid. et mina vähemalt sain küll aru, et vaata siis, kui ma käisin seal kuskil Kekas, tahan ütelda, jah, see oli need jah, mul ei tule see sõna praegu meelde, aga siis, kui ma käisin joogas, et mulle see nagu ei istunud, kuigi ma tean, et jooga on minule just numeroloogiliselt väga oluline. mina sain praegu aru selles suhtes sinu jutust, et me olemegi üks kõrgem mina ja me oleme tegelikult üks tervik. ja samas mul tekkis siin üks selline mõte, kuna siin kanalil me oleme väga palju siin vaimsetel teemadel rääkinud, ma tean, et sa oled alles uus, sa oled algaja minu kanalil, eks ju, et me oleme siin igasuguste terapeutidega rääkinud ja isegi on tehtud hüpnoteraapia sessioon minuga, kus ma olen oma kõrgema minaga kokku saanud. et kõik sellised asjad me oleme siin juba kõik kanalil läbi käinud, et samas ma usun, et väga suur osa kanali vaatajatest saavad sinust aru. minul tekkis ainult küsimus selline, et kui alustada üldse joogaga, siis kas see on seesama, mida nüüd ütleme, need MyFitnessid ja kõik, sa ütlesid, see saunajooga ja flow jooga ja kõik muud asjad, kust üldse alustada, et kas täitsa ükskõik millega alustada, tähtis, et alustada? või siis sul on väike näpunäide. sa ütlesid ka, et sa teed ise joogakooli. kes on see, kes sinu kooli tuleb, et kas selleks peab olema, vaata, nii nagu sina läksid massaaži õppima, et pidid olla teadmised või kõige parem on selline lammas nagu mina, et mul on null teadmisi ja lihtsalt ma tulen ja hakkan iseendaga tuttavaks saama läbi selle, et mida ma siis pean endale tegema, sest mina pean numeroloogiliselt tegelema joogaga. null arusaamine, kuidas seda teha. vot. ja väga hea küsimus minu meelest, et mul on jälle rõõm seda seletada, sest et see on minu meelest vajalik arusaamine, mul oleks endal samasugused hirmud ja samasugused nii-öelda eelarvamused. ehk siis, mida mina olen näinud oma kursusi läbi viies ja viin ma neid aastast 2017, siis on see, et need inimesed, kes on saanud mingisuguseid eelteadmisi ja need eelteadmised ei pruugi olla traditsioonilise jooga teadmised, vaid nad on saanud nii-öelda lääneliku jooga, sellist algõpetust kuskil. Neil on palju rohkem tegemist ja palju suurem vaev, et need vanad teadmised ja uued teadmised kokku viia. Et ma olen näinud pigem sellist kiiret tähelendu nende inimeste puhul, kes tulevad puhta lehena ja ütlevad, et nad mitte midagi ei tea. Et nendel ongi see, et nad ei tea midagi, neil ei teki nagu vastuolu, nad ei pea hakkama mõtlema oma peas kas või, ma ei tea, mingeid nimetusi, mis on erinevad. ja neil on täiesti vaba maa ja suur kiire liikumine ja minu meelest on ka parem võimalus mõista, mida siis õpetatakse. aga nüüd, et kuidas seda joogat siis alustada, et kui on soov tõesti joogaga tegeleda. ma ei soovita osta joogaraamatuid päriselt, ma ei soovita võtta suvaline video Youtube'ist, sest et jooga on individuaalne praktika. Luues endale mingisuguse pildi, mingisuguse raamatu või video järgi, siis võib tekkida inimesel tunne, et ma ei saa pooltki teha, mis pildi peal on või mida õpetaja videos teeb. ehk siis peaks olema individuaalne lähenemine vähemalt alguses, et inimene saaks aru, et see kõik, mida tema keha teeb, ongi okei. Et see ongi ideaalne asend, mida sinu keha saab teha ilma, et sa pingutaksid, ilma, et sa valu tunneksid või isegi ebamugavustunnet. aga meie häda siin, lääne inimeste häda ongi see, et me oleme harjunud pingutama ja pingutama just nii, et noh, ma tahan elada, ma tahan oma tervist paremaks saada, ma tahan oma selga painduvamaks saada. järelikult ma pean pingutama üle oma võimete võib-olla ja tegema endale isegi haiget. nii et ma olen ka seda näinud, et inimene soovist kiiresti midagi teha head oma keha jaoks, leiab, et see ei toimi. ja mul on siis hästi kahju, kui ta ütleb, et mulle tundub, et jooga ei ole minu jaoks. nii et algidee on see, sa võid teha kaasa kõike
ja sa ei pea kaasa tegema mitte midagi. sa teed kaasa ainult selle, mis tundub sulle, et sul on sinu keha jaoks hea. sul on seda teha mugav, sa ei pea pingutama, sa ei tunne valu ja kindlasti isegi mitte ebamugavustunnet. Ebamugavustunne ei ole venitus, ebamugavustunne on näiteks see, et inimesel läheb süda pahaks või hakkab silmades sähvima või hakkab pea valutama seletamatutel põhjustel, ükskõik millistel põhjustel, sa ei pea isegi nagu põhjuseid teadma, miks see kõik juhtub. aga kui sa tunned, et midagi on ebamugav, siis seekord ära tee, võib-olla järgmine kord on juba okei seda kõike teha, aga seekord ei tee. et see on nagu selline alus. Mhm. Väga huvitav, ma mäletan, tead, ma hakkasin kohe muigama, kui sa ütlesid, et sa ei soovita raamatut. ma mäletan kunagi enne, kui ma olin numeroloogias, üldse kui ma jõudsin siia, siis äh, kuskilt ka vist astroloogia kaudu tuli välja, et ma pidin joogaga tegelema. Ma mõtlen, no kuri on, ma siis võtan ühe raamatu. istusin, nohistasin seda, mõtlen, no ei ole minu tass teed, ma ei saa üldse aru, mis asi see on. ei midagi, võtsin Youtube'i, just see, mida sa ütlesid, et ärge võtke ei raamatut ja siis ma mõtlen, et ai kurja, ma olen kõik istunud seal, saad aru, jalad-käed kõik ristis ja siis proovin kõveras kuidagi seal hingata. ja siis ma mõtlen, et no kurimard, mis asi see veel on? ja saad aru, ja siis see on tegelikult on nii kihvt, et sa siin oled praegu, seepärast et sa annad selle just selle teise pildi. Ja nüüd siis ütleme niimoodi, et mina ja võib-olla seal keegi veel soovib tõesti veel rohkem aru saada, mis asi see on ja mida sa siis soovitaksid selles suhtes, et kas sina lähened näiteks inimestele individuaalselt või sa ütled, et koguge mingi 15 inimest kokku ja siis tulge minu juurde, et kuidas see asi peaks käima ja kas see kool on siis õpetajate jaoks mõeldud, kes hakkavad edasi õpetama või siis igaüks ongi endale õpetaja? No nii. jah, et minu koolis on hästi palju erinevaid võimalusi, et on võimalus õppida siis nii-öelda hatha jooga õpetajaks, füüsilise jooga õpetajaks ja anda selliseid asenditel ja hingamispraktikatel põhinevaid tunde nendele inimestele, kes nagu sinu kodukohas sellest võib-olla huvitavad. ja mulle meeldib alati öelda seda, et sa tegeled ka tegelikult oma tervisega. et kui sul ei ole motivatsiooni pidevalt oma tervisega tegeleda, tule õpi joogaõpetajaks, sest et sa oled sunnitud oma tervisega tegelema, kui sul on grupp, kes kogu aeg ootab, et sa läheksid, annaksid joogatundi, sa valmistad ette, sa uurid, sa mõistad paremini, sa oled parem õpetaja, parem, ma ei tea, abikaasa, parem ema, parem töötaja, sa oled kogu aeg nagu parem. et ja samas oled sa nagu õigetel alustel, et sa ei tee endale ega mitte kellegi haiget sellega, mida sa teed. nii et jah, saab õppida füüsilise jooga õpetajaks, saab õppida meditatsiooni õpetajaks, nii et saad valida endal nii-öelda nagu eriala. saab mind ka kutsuda kas ühte tundi tegema või tervet seda ühte hooaega tegema, kui huvi on. ja siis tuleb jälle läbi rääkida, et kui kaugel, et ma olen isegi jah, väga kaugel käinud joogatunde andmas. ja siis on jah, uus hooaeg siin Viljandimaal, et võib-olla siin kuskil kohtume ja ka veebitunnid on olemas. Mm. ja mul on ka siis salvestatud tunnid, aga jälle, et ma küll annan hästi palju juhendeid ja õpetan ka grupis inimest tunnetama nagu enda individuaalsust ja looma nii-öelda individuaalse praktika endale ka grupitunnis. et ma annan hästi palju võimalusi ja räägin hästi palju sinna kõrvale. aga jah, võib-olla kui huvi on nagu minu tegemiste vastu ja mind oma juhendajaks saada, siis mulle lihtsalt kirjutada Facebookis, mille vastu täpselt huvi on, sest et jah, on erinevad võimalused, kaasa arvatud individuaalne selline kohtumine, kas veebi teel või siis füüsiliselt kuskil kohapeal. nii et võiks uurida minu kodulehte yogakool.eu ja sealt võib-olla natukene infot ammutada või siis lihtsalt otse mulle kirjutada. Otse sulle siis nii nagu mina sulle kirjutasin, Anne Rändva. jah. ja Facebookis ja just.
okei siis vaata kui huvitav, et saab kohale ka kutsuda ja siis ka veebivahendus on väga hea, seepärast et vaata nüüd tänapäeval, nii nagu minagi oma kanalit teen Soomest, eks ju, ja siis ma tean, et meid jälgitakse ka Indiast, Austraaliast ja Oh. nii edasi, siis Youtube'i selles stuudiolehe peal, siis ma käin vaatan ikka piilun, kes kust vaatab, nii et aitäh, aitäh. Kusjuures praegu olekski paslik, pange korraks pausi peale ja kirjutage, kuskohast teie vaatate, võib-olla olete sealsamast Viljandist, kus Annegi on, nii et võib-olla hoopis Pärnust või hoopis noh, kust iganes, kirjutage. et olen teile väga tänulik ja Annel ka hea vaadata, kuskohast te vaatate tema videot. nii, aga enne kui sina sinna joogakoolini jõudsid, kui sa tegid selle joogakooli, millega sa siis tegelesid, mis viis sind nii kaugele, et teha joogakooli? Mul on natuke isiklik huvi ka selles suhtes, et kuna mina tegelen praegu numeroloogiaga ja ma olen aru saanud, et nüüd on see hetk, kus ma pean hakkama kooli tegema. ja nüüd on see, et õpilased on, Oh, aga kooli veel ei ole. et saad aru, et jaa. mis sind sinna viis, et sina hakkasid kooli tegema? Jaa, see on ka nagu selline natukene poolnaljakas ja natukene kurb lugu, nagu kõik lood ikka, et nagu mitu serva ja mitu poolt. Ehk siis alguses ma andsin lihtsalt joogatunde ja käisin ikka, ma vaimustun väga sellest jooga filosoofiast ja jooga põhimõtetest ja jooga ajaloost ja sellest, mida kõike on Ayurvedal ja joogal pakkuda. Ja käisin ikka tahvel ja kriidid kaenlas oma joogatunde andmas ja muudkui seletasin hirmsasti seda filosoofiat. Ja ühte hooaega lõpetades sain ma aru, et tegelikult mitte keegi pole kuulanud. Mul oli hästi kurb seda tõdeda. Ja siis ma, noh, vot ongi see, et oled mingisuguse sellise piirjoone taga ja mõtled, et kuidas nüüd edasi. Kuidas siis nüüd edasi, et mul on sisemine vajadus õpetada nii suurt väärtust, mida inimene saaks enda jaoks kasutada. Et mulle tundub, et kui ma nagu saan midagi inimeste jaoks teha, et siis ma pean tegema, ma ei saa seda nagu endale hoida ja istuda ja teed juua ja aknast välja vaadata. Siis mõtlesin ja mõtlesin ja siis tegingi joogakooli ja tegin joogakooli selle idee pärast, et ma siis enam oma joogatundides nii palju filosoofiast ei räägi, et tegeleme siis venitustega ja hingamisega, tegeleme selle füüsilise praktikaga, aga et sinna tuleksid siis need inimesed päriselt huvituvad nagu sügavuti minemisest, et me ei istu tund või poolteist koos, vaid me oleme terve päeva. Terve päeva räägime, arutleme, teeme, nad teevad ka kodutöid, uurime, jälle arutleme ja vaatame, kuidas see asi siis nagu liigub. Tegin seda aasta aega ja siis üks nendest grupi liikmetest küsis, et aga kas sina joogaõpetajate kursust ei tee, et tema tahaks tulla. nii et jah, siis pidingi tegema. Nii et kuskilt tuleb see nii-öelda see tellimus, sellel ajal sa teed ja siis selgub, et on päris palju huvilisi, kes tahaksid kuulata. see on nii armas, Anne, see oli täpselt nii nagu minugagi hakkas see lugu, et Merike, kas sa tead, kus numeroloogiakooli saab nagu ise ka minna õppima? siis ma mõtlen, et okei, mina käisin nagu Venemaal, kas vene keelt oskad, ei oska, no siis ma ei tea. ja siis hakkas see niimoodi rulluma. et tegelikult on nii vahva, vaata, Anne, nii nagu sina täna oled nii paljudes oma asjades rääkinud, et kogu aeg justkui tõugatakse sind ka või on tõugatud, justkui üks asi viib teiseni, teed seda, pusserdad seal natukene, juba antakse mingisugune muu teine etapp teha ja see, mis mulle meeldis väga sinu puhul, mis sa ütlesid, palun kuulake kõik sedasama asja. Anne ütles, tal oli väga hirmus, kui ta läks Indiasse, aga ta läks. oli niimoodi? ja kui sa ei Ja oleks sinna väga. läinud, jah, et siis see on teate see, mida mina kogu aeg räägin ka tihtipeale kogu aeg. ma nagu saad aru, selline tammin nagu ema, saad aru, kas sa saad aru, mida rohkem hirmutab elus või tekib see tunne, et süda karjub seda tegemast, aga hirm on nii suur, siis palun tehke seda. sest see on tõsiselt, see on õige koht, kus peab läbi minema. teete selle ukse lahti ja seal taga ongi Ameerika. no ma ei tea, Ameerikasse pole mind kunagi kutsutud, aga, või kutsunud
aga no saite aru pointist, et aitäh sulle, Anne, selles suhtes seda jagamast. aga ma tahaksin veel sellist asja ka küsida. Kas sa massaažiga ka praegu tegeled või kas sa teed midagi sellist seal Viljandis, kuhu, tähendab, inimesed saavad kohale tulla füüsiliselt? hoiad sa kellegi kätt, masseerid pöidlakest, midagi, saad aru, midagi sellist või sa lihtsalt oled väga seal ainult oma koolile keskendunud? jah, et pärast oma mehe surma siis tuli hästi palju korrektiive teha ja andsin ära oma sellise väga mõnusa ja suure rendiruumi, kus ma siis tegin erinevaid asju. aga nii, et mul praegu päris oma ruumi ei olegi, aga ma tegelen sellega ja alati saab minu juurde tulla ka massaaži võtma, et siis ma vaatan mingisuguse ruumi selleks ja siis saab teha või siis tulen kuskile kohale, kui inimene soovib kuskil konkreetses või väga kaugel kohas siis seda praktikat teha. Nii et jah, selles mõttes ma ei ole midagi nagu minetanud ja lõplikult lõpetanud, vaid pigem olen uues alguses. vaata kui vahva. Ja, kuidas sina Heidiga tuttav oled? Heidi Kõll Heidiga, ah jaa, et vahepeal oli mul plaan tulla Soome mm.. ja siis mul oli Heidiga kõnelus, et äkki saaks midagi koos teha või ruumi jagada või midagi sellist. nii et võtsin Heidiga ühendust, ajasime juttu ja mingisugused plaanid on tehtud. väga hea, nägid siis. ja maailm ongi nii väike. noh, väike ja väike, tead, aga ikkagi meid lükatakse kuidagi õigete inimestega kokku. et selleks, et aidata. kui palju on sinu teada nüüd neid niinimetatud sinu kooli õpilasi nüüd, mis nad on, vilistlased või kuidas seda ütelda, et kes nüüd annavad neid edasi, kas sa oled loetlenud või oskad sa nagu umbes öelda mingi summa, et kes on nüüd konkreetselt sinu käe alt välja tulnud? Ei oska numbrit öelda, et siis jah, et ma peaksin oma sellise igapäeva tegemise ja töö nagu lõpetama ja statistikaga tegelema hakkama. et seda ma pole teinud, aga üle 100 neid on, kes on lõpetanud ja minu meelest ongi see, et need, kes on tulnud ideega, et mitte see, et mind huvitab jooga, et noh, et ma käin selle joogaõpetaja kursuse läbi, vaid mõned on tulnud ja öelnud, et mul ei ole nagu õrna aimugi joogast, aga ma tahaksin joogaõpetajaks saada. ja nad on. et on ja väga tublid, sest et neil on see idee juba olemas, et ma ei õpeta nagu ärilist poolt, Mm. vaid et ma õpetangi joogat ja kuidas seda anda, kuidas seda mõista ja et keegi kellelegi haiget ei teeks. nii et need, kes on selle ärilise poole nagu enda jaoks paremini selgeks teinud, need on siis ka jah, paremini hakkama saanud. ma saan aru, jah, see on sama nagu on numeroloogia, astroloogia, human design ja kõik see jooga, need kõik lähevad, klassifitseeruvad rohkem sinna vaimsesse maailma ja tead, see on nii huvitav. ma tahan lihtsalt sinuga nagu kui inimene inimesega arutada. vaata, sina oled tegelenud selle vaimsusega, ütleme ikkagi jooga klassifitseerub ka sinna alternatiivmeditsiini, nagu sa ütlesid, ja, eks ju. et ja mina siin numeroloogina ja inimesi uurides juba aastaid enne seda numeroloogiat, siis kui sa oled lihtsalt kuskil poes või tavalises kohas, lähed oma sellest turvakeskkonnast välja. ma loodan, et ma väga keeruliselt nüüd ei seleta. ja siis, kui sa vaatad lihtsalt, kui keegi kuskil suhtleb kellegagi, sa kohe saad aru, arvates sa tunnetad ka seda maailmavaate erinevust või siis see, et ta kuidagi, issand, sul on nii väiksest asjast puudu, et sa saaksid oma mõttemustreid näiteks muuta. noh, siis sellest teisest inimesest, et ma mõtlen, et ma tihtipeale ka, et kui no piisab natukenegi kuskile minna, et lähed lihtsalt leiba, saia ja piima ostma poodi ja siis sa vaatad niimoodi, tunnetad ja vaatad, mõtled, oh-oh, nagu nii natukene on kallikene, et sa võtaksid ennast natukenegi kätte ja teeksid endale pai või mida iganes, et lihtsalt, et kõiki asju saab nagu hoopis teises nagu nurga alt vaadata. ma ei oska seda paremini ega ilusamini ütelda. et aga ma arvan, et sina oma elus ja iseendaga tööd tehes oled seda mitmeid-mitmeid kordi lihtsalt näinud.
et ja samas, mis ma tahan küsida, kui sina näiteks inimesi selles suhtes, kui hakkavad silma, kes näiteks ütlevadki, tead, see on naljakas, kui ma vaatasin sinu rühti, kuidas sa istusid, siis ma vahepeal hakkasin nagu suumima, vaatan, ohoh, sul on nagu õlad ilusasti niimoodi üleval ja mul on nagu mingi löntis. siis ma hakkasin vahepeal sind nagu tõstma ja siis ma vaatan, et ei ole midagi löntis, et päris täitsa okei on. tead, see oli nii naljakas, kuulasin sind ja vaatan nagu neid õlgasid ja siis mõtlen, et kas sul hakkab näiteks ka silma aeg-ajalt, et no näiteks siin mingi teatud noh, inimese puhul, kui inimene näiteks nagu tunnetab, sa saad aru, vaata, et ai kurja, et nagu siit kuidagi jama on. kas on ka kohe selline, et sul kohe käib plõks ära, et vaata, vot see joogavõte, selline hingamine ja selline rahu, ma ei tea, kaks ja, minutit korda hakkab kohe siin käima, et vaat-vaat-vaat-vaat. ja, 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 jah, et ma saan aru jah, millised praktikad inimest võiksid aidata. aga jah, et inimene peab ise selleks nagu soovi avaldama ja ise endaga tegelema, et ei piisa sellest, et keegi kõrval teab või keegi kõrval ütleb, et minu meelest ei ole kasu sellest, et kui ma näen, mida inimest võiks aidata ja ma lähen talle siis õlale koputama, et kuule, tee seda, on ju, et ta ei ole selleks valmis, ta ei ole selleks avatud, aga temast tuleks võib-olla huvi tekitada, et on võimalik seda kõike ikkagi parandada ja kui temas on huvi, siis on ka motivatsioon ja ta suudab ise sellega tegeleda. et vahel võtab aastaid, et saada mingisugune muutus. Mm. täpselt nii. sellest ma olen ka nüüd väga hästi aru saanud väga paljude erinevate alade inimestega siin suheldes oma numbrite keele kanalil, et kui ikkagi meilt ei küsita, siis me ei tohi minna ja hakkama õpetama, sellepärast et sellega me rikume ära oma karmasüsteemid ja sellega me rikume ära teiste inimeste karma õppetunnid, milleks nad siia ellu on tulnud. nii et olge ettevaatlikud, kaasa arvatud oma lastega, sest lapsed on ju ainult lihtsalt meie toodang, meie toode. okei, nüüd ma lõpetan ära, muidu läheb liiga selliseks sürriks ära. kusjuures tead, kui ma vaatan su edukuse koodi, siis ma olen nii positiivselt võetud selles osas, et sinu edukuse koodi algus hakkab 8-ga, lõpeb 8-ga ja sa tegeled joogaga, et siin seesama teie ka nüüd, kellel teil on edukuse koodis need numbrid, nagu nüüd näiteks Annel on 8, 3, 2, 4, 8. et ma saangi aru, et see 3 ja 2. Nüüd ma räägin numeroloogia keeles, nii et sa ei peagi, Anne, millestki aru saama. et nüüd ma räägin sinust, ehk siis need annavadki sulle väga tugeva potentsiaali jagada seda, mida sa oskad. mäletad, sa ütlesid täna siin videos ka kuidagi, et sul oli seda infot nii palju kogutud ja sa tajusid, et sa pead seda jagama. vot kõigil, kellel on 3-d ja 2-d, teie ülesanne ongi see jagada, mitte see, et oh, kes nüüd mina olen, et ma nüüd midagi ütlen, äkki ma ütlen valesti või äkki ma ei oska. et no lasteaias öeldi, et äkki tuleb püksi vaata, et siin tulebki lihtsalt hakata tegema seda asja ja Anne, au ja uhkus selles suhtes, et sina oled ületanud ka siin kord oma need sellised hirmud arvatavasti, et oled hakanud seda vaikselt jagama ja samas see keskmine number 2 viitab väga tugevalt kurgutšakrale, ehk siis mida rohkem sa välja jagad informatsiooni, seda õnnelikum sa oled. et lõpuosa ütlesin mina ise Mhm. isiklikult et aga see on, 2 on kõik kurguga seotud ja 3 on see, et sa elad välja, sa räägid välja, sa õhkad päikest ja armastust, vot sinu sees, ehk siis märtsi lapsed oleme, me peamegi kogu aeg ainult välja andma, muidugi ennast mitte kaota tees, et ennast säilitad ees. võrratu, võrratu. nii et mina saan sellest joogakoolist nüüd niimoodi aru, et mina, sina, kes sa nüüd seal kaamera taga oled ja vaatad seda videot ja oled ka mõelnud, et tahaks ka kuidagi kas ennast aidata või ma kuulasin siin seda asja, et sa mainisid ka mediteerimist. kuulsin õigesti? et, ja, et kas seda sa seal sinu koolis saab õppida? kas on üks osa just. sellest kooli, joogakooli üks osa või see on ka täiesti mingi oma liin? See on joogaõpetuse üks osa Mhm. ja ma olen selle nagu kursusteks lahti võtnud, ehk siis ei pea õppima nii-öelda seda füüsilist poolt, et saab õppida ka ainult meditatsiooni poolt. no nüüd läks väga huvitavaks.
väga huvitavaks, seepärast et vaata, siin on nii huvitav, näiteks no minu see, no see on ainult mulle huvitav, et numeroloogias ka, minul on tervise kolmnurgas on selline nagu number 7, sinul on number 8 ehk siis viimane edukuse koodi number viitab sellele, sinul on just see väga oluline koht, et on vaja leida tasakaal oma vaba ajas ja siis tööajas, sest sina kipud tegema kogu aeg tööd, tööd, tööd ja vaba aeg on siis, kui sa lihtsalt põmm voodisse kukud ja põmm ärkad. Et sellist nagu lihtsalt mina ja Anne, sellist hetke on sul väga harva. et jah, et kes see veel on ja et aga minul näiteks 7 on see, et mina pean jõudma just oma keskmesse, kuigi ka mul on edukuse koodis 8, ma olen jube töönarkomaan, mina pean ennast tugevalt raputama ka samamoodi. aga just see, et leida iseennast ülesse ja just leida see zen hetke ja õige asend ja õiget moodi. No kurjam, nii kiire on, et ei jõua, nii et ma loodan, et nüüd seal joogakoolis leiab mingisuguse kursuse, kuidas väikse nipiga tasahaaval ja mulle väga meeldis see, kuidas sa ütlesid, et me ei pea kõike korraga nagu oskama ja aru saama, lihtsalt see, et tunnetama ja usaldama. et jah. vot, nii põnev. ehk siis kas sa räägiksid väikeste etappidega veel, sa ütlesid, et see joogakool koosneb kursustest, et kui nüüd meist keegi tahab sinna ennast kirja panna, küll, kuidas ta peaks alustama, kus kohta ta peaks kirjutama, mida sa soovitaksid kõige esimesena teha nüüd? Jaa, võib-olla tõesti esimesena kirjutama mulle ja andma oma huvist teada, sest et võib-olla ise seal joogakooli kursuste hulgas võib ära eksida, sest et ei saa täpselt aru, millest see kursus koosneb või mis seal täpselt siis nagu nii-öelda sisuks või rõhuks on. Et mulle oma huvist teada andma ja lihtsalt väga lihtsate sõnadega, kas või see, et mul on väga suur huvi ja tahan rohkem infot mulle Facebookis või siis kodulehel oleva aadressi kaudu meiliaadressile terviselatte@.com. no me kirjutame et pärast selle ülesse siia, et teie ja just kirjeldusse panen kõik Anna andmed ülesse. nii. ja et lihtsalt kirjutada oma huvist ja konkreetselt oma mõtetest, et isegi siis, kui sa lihtsalt tunned, et on huvi, aga isegi ei saa aru, mille vastu täpselt on huvi, et kõik on huvitavad, aga alustaks kuskilt peale. et võib-olla siis nii-öelda isiksust vaadates leida siis see õige, see alustuse ots. Mhm. okei, no vaata kui huvitav, meie kui paneme salvestuse kinni, siis me oleme tund aega juba tuttavaks saanud, nii et sa oskad siis mulle kohe ütelda, et no vot, sinuga pole lihtne värk, sina võtad kohe selle ja siis hakkad seal pusserdama. ja, Just. aga ma panen kõik kontaktid siis sinu kohta sinna kirjeldusse, teie nüüd, kes te vaatate ja mõtlete, et issand, mis asi see oli, see meiliaadress või kuskohast pidi alustama, et vaadake siia video alla kirjeldustesse, kirjutage otse Annele, kommenteerige ka siia video alla. ja kui teil on midagi isiklikult veel, kas tahate jagada ka oma joogakogemusest, siis see oleks väga-väga suurepärane, võib-olla sa ise õpetad ka joogat, kes sa nüüd vaatad siin ja veel vahvam oleks see, et kui sina oleksid veel Anne käe alt tulnud ja jaga oma kogemust selle kohta, mida sa oled sealt saanud ja nii ongi, lihtsalt aitame üksteist ja aitäh, Anne Kallikene, et sa tulid siia saatesse, ma olen nii õnnelik. aitäh, ja aitäh sulle ka. ilusat päeva teile kõigile, nii et nautige ja armastage ennast sellistena, nagu te olete. tšau, Anne.